kallid kirikulised, tere tulemast täna Tartu laulupeo avajumalateenistusele Tartu Maarja vanasse kirikusse. Täna meid teenivad kaasa Aaslava meeskoor ja Päägvere puhkpilliorkester. Nagu te teate, seesama pühakoda valmis aastal 1842, kuid hävis teisel maailmasõja ajal. Nõukogude ajal lammutati torm ja kirik muudeti EPA spordihooneks. Mõned teist võib-olla mäletavad ka seda aega. Aga õnneks täna kogudus elab jälle ja tegutseb siinsamas pühakojas. Lubage mul ka paar sõna veel. Tervist. Aga kes teie olete? Ja kus te tulete? Kes mina olen? No seda ütleb mulle, õigemini meile, meie kogudus. Tunnete ära, kes ma olen? Mis? Kuidas? No täpselt, eks ole, keegi tunneb ära mind, aga kas ma näen, et kõik ei tunne mind ära? Ma kohe, teate, et ma annan teile väikse vihje. Ma annaks teile väikse vihje, aga nüüd juba öeldi ära Villige Roode, muidu ma oleks olnud teile vihje, et õigemini šaraadi oleks teinud. Jah, nii nagu meil omal ajal oli moes. Meil olid šaraadid väga moes. Ja šaraad oleks kõlanud järgmiselt, et surnud, sündinud 1818. aastal Tallinnas. See oleks võinud olla keiser Aleksander II? Ei, keiser. Ma ei näe keisri moodi ju välja. Mina ei ole keiser, tõepoolest. Aga ma annan teile üks samm tagasi. Palun, jah, üks samm tagasi. Ma annan teile uue vihje. Et kui ma oleksin öelnud, et surnud 1893. aastal... Eesti kirjameeste selts? Kas ma näen kirjameeste seltsi moodi välja? Ei, ma ei ole kirjameeste selts. Hea küll, ma võin veel öelda ühe väikse sellise vihje. See on olen olnud Kaarma koguduses ja Karula koguduses. Siis ma olen olnud Võru praost ja loomulikult Tartu Maarja koguduse praost ja pastor. Mina olen Adalbert Hugo Villige Roode. Ja, tõepoolest. Mina olen praegu Tartu Maarja koguduse pastor. Väga meeldib. Väga meeldib. Muuseas, ma põlvnen väga auväärsest maarahva soost, aga tegelikult olen ma ikkagi sakslane. Ja mina olen soomlane. Soom? Ja. Hea küll, ma tutvustan ennast siis nüüd ise. Et mul on suur au olla siin. Siin on küll kõik natuke muutunud. Soom. Jah, no kuidas? Kas oleks nagu, mis siin siis nüüd juhtunud on, nagu ei olekski Anno Domini 1869, mis siin? Nüüd on aastad 2014. 2014? Soo, ja, tõepoolest 2014. Teate, ma mäletan väga hästi, ma arvan, et te olete minust kuulnud. Ikka olen, ma olen teist palju lugenud. Te olete ju esimese laulupeo peakomitee president. Just. Mina olingi peakomitee president, tõesti nii see on. Ja juht, teate, Janseniga oli meil omajagu kemplemist. Ja lõpuks jäi ikkagi minu tingimustel ja tahtmistel ma ütlesin Jansenile, et meil tuleb peaproov ja esimese laulupeo peaproovi me teeme siin Maarja kirikus suletud uste taga. Ja kui Jumal hoidku, kui peaks kokku laulmine ebaõnnestuma, siis ma ütlesin Jansenile, et jätate pidu ära ja teete perekonnaõhtud. No ja, aga sellega Jansen küll, lõi elad alt ära. Laulupidu toimus. Esimene Eesti laulupidu toimus ja mina olin seal juht ja president ja Jansen oli minu abi. Nii see oli küll, jah. Ja ma mäletan, kuidas me sammusime kõige ees. Ja Jansen pigistas mu kätt ja ütles, näete, armas hingekarjari, siin me nüüd siis oleme, suguvend sai suguvenda aidata, siin me nüüd siis sammume. 16 000 eestlast slepis. Mina ei öelnud talle midagi, ma pigistasin kätt vastu. Ja, sest ma olin eelmisel õhtul
olnud siinsamas Maarja kirikus ja tõstnud käe ja juhatanud 900 täiesti kainet Eesti meest ja pannud neid mängima ja laulma. Just. Ja siis, kui ma nägin, siis, kui ma tõstsin käe, et juhatada mu isamaa, mu õnn ja rõõm, siis ma nägin tulevikku. Teate, nagu läbi udu kuulsin ma paljude orkestrite helisid. Ja võib-olla see oli Janseni tütre enda luuletus. Mu isamaa on minu arm, kõlas laul. Ja siis korraga ma uskusin, et sellel rahval, kuhu ka minu esiisa, Kambja Köster, Ignatsi Jaak kord kuulus, et sellel rahval on tulevikku. Ja ma uskusin, et kas või 150 aasta pärast tulevad eestlased kõige kibedamal heinaajal taas siia Maarja kirikusse, et laulda, sest laul on meile pidu. Aamen. Vahepeal on tõesti juhtunud nii mõndagi, aga teie nägemus on täide läinud. Eesti on jälle iseseisev. Aga mul on suur rõõm, et te siin olete ja kuna meil on veel Jumala teenistus ees, siis äkki te aitate mul seda korraldada. Suurima rõõmuga, kui te lubate. Aga palun siis, kallis kogudus, alguslaul.
püha vaimu ootus. Me meenutame aega, millal Jeesus peale ülestõusmist oli läinud taeva isa juurde ning jüngrid ootasid lohutust ja julgustust. Nad ootasid püha vaimu, mille Jeesus oli neile lubanud. See vaim on ehitanud ja toetanud kristlikku kirikut läbi aastate ning alati tuletanud meelde seda, mida Jeesus oma järgijatele õpetas. Sest meie issand Jeesus on öelnud, suurim ja esimene käsk on armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu iseennast. Kallid kirikulised, Jumala pühaduse ees me mõistame, et me ei ole oma tarkusest ega väest võimelised teda kogu oma olemusega armastama ning ka üksteist teenima. See tähendab, et me oleme Jumala ees patused. Aga Jumal on maailma nõnda armastanud, et ta on saatnud oma ainusündinud poja Jeesuse Kristuse päästma meid pattudest, et ta oleks meie eestkostjaks taevas ja juhiks meid igavesse ellu. Tõuseme nüüd ja tunnistame temale oma patud usus ja meeleparanduses. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastusest ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõigeväelne Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle, kes sa oma pattu kahetsed ja tahad oma meelt parandada Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudest vabaks kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.
kuningate raamatus peatükis 19. Siis ta tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni, Hoorebini. Seal läks ta ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed, Eelia? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt ägestunud Issanda, vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu. Nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen üle jäänud ja nüüd nad püüavad võtta mu hinge. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal Issanda ees. Ja vaata, Issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljust, käis Issanda ees. Aga Issandat ei olnud tuules. Ja tuule järel tuli maa värisemine. Aga Issandat ei olnud maa värisemises. Ja maa värisemise järel tuli tuli. Aga Issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo puuega ja läks välja ning seisis koopa suus. Ja vaata, temale kostis üks hääl, kes küsis, mis sa siin teed, Eelia? See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumala. Järgmisena Jumala sõna Uuest Testamendist, Rooma kirjast, peatükist 8. Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abi ihuteod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib,
on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, Appa, Isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. peatükis 7. Pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Aga seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Palun istuda. Armu ja rahu teile, meie Issanda
Jeesuselt Kristuselt. Enne algust või enne kui ma alustan, ma pean ütlema, et see võimas heli ja hääl, mis praegu siin kirikus kõlab, et see paneb lausa sellised külmavärinad jooksma ja see on väga hea ja väga mõnus kuulda seda võimast laulmist pühakojas. Aga kui me vaatame, kuulame seda või kuulasime seda tänase püha Vanatestamendi teksti, see on olnud minu jaoks alati selline meeldejääv tekst. See, kus Eelia kohtub Jumalaga. Seal taustal on üks kriisiolukord Iisraelis. Võõra maa kultuur oli osutunud nii tugevaks, et Iisraeli uskumused ja pärimus oli muutumas nõrgaks. Jumala prohvet Eelia oli põgenenud kõrbesse, sest üks pagana rahva kuninganna soovis tema surma. Prohvet tundis, et ta oli üksinda ja hüljatud ning arvas, et mitte keegi peale tema ei hoolinud Jumalast ning väga vähesed uskusid seda, mida ka tema uskus. Jumal juhtis ta pühale mäele, Hoorebi mäele ja esitas talle seal küsimuse: Eelia, mida sa siin teed? Ja vaene Eelia valas oma pettumuse, oma hirmu, oma kurbuse välja ja kurtis Jumalale oma saatus. Aga mida tegi Jumal? Ta ei vastanud sõnadega, vaid hoopis muul viisil. Kõigepealt tuli tugev, võimas tuul, mis purustas mägesid. Siis tuli maavärin ja kolmandaks kõrvetav tuli, aga Jumal ei olnud üheski neis. Aga lõpuks kostis vaikne, tasane sahin. Jumal näitas oma palge Eeliale selles tasases, vaikses sahinas. Ta ilmus prohvetile vaikuses, mis on vahel kõnekam kui sõnad või helid ise. Ehk oleme isegi vaikuse kõnekus tajunud mõnda muusikapala, näiteks Arvo Pärdi loomingut kuulates, kus vaikuses peitub imepärasel viisil muusika. Helide vahel on vaikuse hetked, mis mõjuvad teostest ehk isegi jõulisemalt kui helid ise. Peale vaikust, peale kohtumist Jumalaga kuulis Eelia aga ikkagi seda sama küsimust. Eelia, mida sa siin teed? Ja armas kogudus, Jumal vastas Eeliale ja lohutas teda, öeldes, et ta pole sugugi üksinda, veel oli neid, kes uskusid Iisraeli Jumalasse ning kes polnud kaotanud lootust. Ja see teadmine kokkukuulumisest andis Eeliale lohutust ja lootust ja jõudu ning näitas talle, et Iisraeli rahva saatus ei lasugi tema õlgal. Jumal ise juhib ajalugu oma tahte kohaselt. Kas pole nii, et iga sündmus ajaloos on meile oluline niivõrd, kui see loob meie identiteeti ehk annab tähenduse sellele, kes meie oleme? Lugu sinu isa ja ema armastusest võib olla sinu jaoks väga tähtis, sest see on ühtlasi ka sinu enda loo algus. Lugu sellest, kuidas sina kohtusid oma abikaasaga või sattusid oma praegusele töökohale, võib ühtlasi olla väga tähtis, sest seetõttu töötad sa ka praegugi teatud eesmärk. Olgu see töö siis kas või laulupeo korraldamine või sellel osalemine. Juhuseid ajaloos ei ole. Ja nii kaua, kuni meie julgeme uskuda lugudesse,
mis loovad meid ja annavad meie elule ja olemasolule tähenduse. Igasugune kõne juhustest on ise juba pessimismi põhjuseks. Ja kui ma nüüd küsiksin teie käest, miks sina oled täna siin? Arvan, et põhjuseks pole Eeliat vaevanud pessimism. Ja ma loodan, et teie südameis on ikkagi üks kindel ja põlev vastus. Ma olen siin, sest usun, et Eesti rahval on tulevik. Ma osalen laulupeol, sest usun, et läinud aegade heliloojade loomingu väärtused kannavad vaba Eesti edasi. Ja eelkõige ma olen siin, sest ma usun, et ma pole ainus, kes seda usub. Kõik teie, kes seda usute, ühinete täna lauludes ja lauldes, et saada kinnitust oma usule ja kogeda seda üheskoos. Kallid kirikulised, kui te seda usute, olete mõistnud midagi ka ristiusust. Ajalugu on inglise keeles history ehk sõnasõnaliselt his story, tema lugu ehk siis Jumala lugu. Eesti rahva iseseisvuse ja laulupidude ajalugu on üks väike osa Jumala loost. Seega oleme ka meie osa sellest Jumala loost. Kuidas aga sina vastaksid, kui Jumal sosistaks sulle täna sama küsimuse, mille kord Eelia käest küsis? Nii-öelda laiemalt mõistetuna. Mida sa siin ilmas teed? Mida sa teed selle eluga, mille oled kingituseks saanud? Võib-olla vastad, et see elu pole kingitus, vaid juhus. Aga siis oled sa juba ühe loo võrra vaesem. Ja kui asja üle päriselt mõelda, siis oled sa päris vaeslaps. Mis põhjust on siis laulda Eesti tuleviku nimel, kui sinul enda elulool pole aluseks armastus? Jumala sõna kinnitab meile, et iga inimelu alus on Jumala armastuses ning iga inimelu eesmärk on Jumala armastus väljaspool selle maailma aega ja ruumi, igavikus. See tähendab, et kõikide meie elul on tähendus ja suund. Kõikide meie elulood on armastusest ümbritsetud ja sellest ka kantud. Me kuulsime täna evangeeliumi tekstis meie õnnistegija sõnu, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, selle ihust voolavad elava vee jõed. Kes igatseb oma eestlase identiteedile suunda, tulgu sel nädalal laulupeole, et näha, kui palju on neid, kes seda igatsevad ning kes ka seda usuvad. See, kes igatseb oma elule suunda ja tähendust, võib aga alati tulla Jeesuse juurde. Eestlaseks olemine ja eestluse ideaal kannab inimest inimlike piirides, aga ainult Jumala armastust võib kanda meid lõpuni välja. Ainult Jumala perekonna liikme identiteet kannab meil ka neil hetkedel, kui me väsime, kui me tunneme end nõrga ja väiksena. Tema armastus oli enne ja on ka nüüd ning kestab igavesti kõikides meie elu tormides. Aamen.
paluksin, et Pillik Erode tuleks meile lugema usutunnistust. Loeme seda üheskoos ja tõuseme. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema armsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surma maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, ühtpüha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Armas kogudus, järgmise laulu ajal me kogume korjanduse Tartu Maarja kiriku sihtasutuse heaks. See on siis laul Ma kummardan sind armuvägi. Selle kohta peaks ütlema veel, et kuidas me seda laulame. Ma kummardan sind armuvägi on üks vägevamaid koraaliviise ja selle loo kohta on üks selline lugu. Vene helilooja Dmitri Portnjanski 1751–1825 oli tsaari jõukonnas kappelmeister. Originaalpealkirjas on selle loo pealkiri Kol slaven naš Gospod v Sioni. Juba tol ajal olid tihedad sidemed Euroopaga. Preisimaa keistrile meeldis see lugu nii hullusti, et see võeti ka Euroopas kasutusse. Nii et tänasel päeval on üle 100 miljoniline kogukond laulmas seda sama Dmitri Portnjanski viisi sõnadega Ich bete an dich, Macht der Liebe. See koraaliviis oli ka esimestel laulupidudel meie repertuaaris. Ja tänasel Tartu laulupeo jumalateenistusel me tahaksime kanda Haaslava meeskooriga ette esimese salmi originaalkeeles ja esimese salmi sellelt laululehelt meeskoori variandis. Ja nüüd on meie ühine loominguline protsess. Organist liitub pärast eestikeelset esimest salmi meiega ja edasi laulame kõik koos kogudusega teise, kolmanda ja neljanda salmi. Esimeste salmidega saate viisi tuttavaks ja see venekeelne versioon on just ajaloolise tõe huvides, et Dmitri Portnjanski on tegelikult selle loo autor. Yeah.
jääme palvesse, palume üksteise ja ühiste asjade eest ja teeme selle palve täna ekteenia vormis, mis tähendab seda, et kui palve lõpeb sõnadega "Me palume sind", siis kogudus võib vastata "Kuule meid, armas Issand Jumal". Jääme palvesse. Püha Jumal, taevane Isa, me täname sind sõna eest, milles kuuleme sinu kõnet. Kingi oma kogudusele usku ja lootust ning lase meil kogeda sinu armastust ka täna. Õnnista meie kirikut ja selle töötegijaid. Aita meil kõigil olla usus kained ja usinad ning elada sinu sõna järgi. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Täname sind kodu ja kodumaa eest. Vajame oma kodudesse andeks andvat meelt ja sinu tervendavat ligiolekut. Aita peresid ning aita vanemail kanda vastutust oma laste eest. Juhi laste ja noorte kasvamist ning aita meil kõigil püsida koguduse osaduses ja elada julgelt sinu lastena. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Õnnista vabariigi presidenti, valitsust ja Riigikogu. Anna otsustajatele vastutustunnet, et nad edendaksid õiglust. Õpeta meid jagama sinu ande nii, et kõigil oleks piisavalt elatist ja inimväärikas elu. Eemalda meie keskelt kadedus ja kasvata meid üksteise austuses. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Õnnista algavat Tartu laulupidu ja kõiki sellega seotud üritusi, kõiki korraldajaid ja osavõtjaid. Palume, et laul võiks olla meile kõigile ärkamise märgiks, mille kaudu õpime väärtustama üksteist ühe rahvana. Kasvata meis kokkukuuluvuse tunnet ning õpeta meid armastama üksteist oma tegudega. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Hoia meie maad sõja ja õnnetuste eest. Õpeta meid vastutama looduse eest, et meie ahnus ei hävitaks ega saastaks seda. Painuta meid kahetsusele ja meeleparandusele, kui kaugeneme sinust ja lubame patul kasvada oma elus. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Taevane Isa, sinu sõna kutsub meid kandma üksteise koormaid. Aita meil olla toeks neile, kelle elu varjutab kurbus, haigus ja üksildus. Õnnista oma evangeeliumi kuulutamist ja missionitööd üle maailma. Julgusta ja tugevda neid, keda kiusatakse taga Kristuse pärast. Kogu oma rahvas kõikjalt sinu riiki ja lase meil lootuses oodata sinu poja tagasitulekut. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Kallis taevane Isa, me täname sind selle eest, et Jeesus Kristus on võitnud kõige pattu ja surma. Ja kui saabub meie surmatund, siis võta meid enda juurde taevasse, kus me saame laulda sinule kiitust. Issand, kuule sina meid kogu kogudusena, kui me veel lõpuks palume nende sõnadega, kuidas sina oled ise õpetanud meid paluma. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
võtke vastu Issanda õnnistus. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Jääme seisma ja laulame siis viimase laulu, lõpulaulu. Laulupeo avajumalateenistus on peagi lõppenud. Sooviks jagada teiega ainult ühe teate. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, on siinsamas suures Maarja kirikus koguduse pühapäevane jumalateenistus algusega kell 12. Kas kellelgi on veel mõni teade, mida sooviks kogudusega jagada? Minul on. Mul on väga suur rõõm olnud, et ma olen saanud olla siin Maarja koguduse keskel. Ja hea meel selle üle, et ma olen saanud ka laulupeo pressikonverentsist osa. Ja ükskord, ma usun, saab see hoone ka taastatud. Ma näen oma vaimusilmas, et see hoone saab taastatud. Jumala auks teenima Eesti rahvast. Ja veel, kallis kogudus, kui te siit pühakojast nüüd välja lähete, Jumal õnnistagu teid ja õnnistagu algavat laulupidu. Aamen. Kuuleme nüüd lõpulauluks koorilaulu Sind surma. Dmitri Bordjanski oli hüüdnimega Venemaa Palestriina. 1825 oli ta surnud. 1869 oli esimene Eesti laulupidu. Meie ärkasime. Kunileid Sind surmani, esimese üldlaulupeo laul. Esitab Haaslava meeskoor
kellel äsja täitus 90 aastat. ja kõiki teisi, kes selle jumalateenistusel kaasa teenisid, tekste lugid ja muul viisil aitasid. Kallis kogudus, minge siis rahuga, teenige Issandat rõõmuga ja ma soovin teile omalt poolt õnnistatud ja rõõmsat laulupidu. Head siinviibijad, Tartu laulupeo korraldajate nimel on mul au anda õpetaja Joonat Toivasele üle alles 2 päeva tagasi trükikojas tulnud ja Miina Härma 150. sünniaastapäevale pühendatud albumi. Meie laulupidu on ju ka Miina Härmale pühendatud, nii et aitäh!